Reeglina on teadlikud inimesed edukamad. Nende edukus seisneb suuremas taipamises võrreldes teistega. Nad suudavad vaadata, teadvustada, teha vastavaid otsuseid ja vastavalt toimida ja saavutada siis paremaid tulemusi. Ehk sisuliselt võiks öelda, et nende efektiivsuse võti peitub teadlikkuses, taipamise kasutamises. Taipamine ei ole mõtlemine, ei ole ka erinevad tunded. Paraku tänapäeval taipamine toidab just nimelt mõtteid ja erinevaid tundeid ehk emotsioone, ajendades inimesi tegema, mida iganes nad teevad. Teadlikkuse kasutuselevõtt on midagi täiesti uut. See muudab paradigmat, seda paradigmat, mis kehtib tänapäeval kõikide inimeste jaoks, nimelt olla mentaalne, emotsionaalne ja lähtuda oma elus sellest. Teadlikkuse kasutuselevõtt loob uue paradigma, mis põhineb arukal inimesel, kes ei lähtu mõtlemisest ja emotsionaalsusest. Emotsionaalsuse ja teadlikkuse erinevus on pöördvõrdeline. Ehk mida emotsionaalsem inimene, seda vähem teadlikkust ehk võime taibata. Mida taiplikum on inimene, seda vähem emotsionaalne ta on. Kõik tänapäeva saavutused, aga tänu saavutustele me ei ole teiega täna koobastes, on tulnud taipamise teel. Taipamine ei ole mõtlemise produkt. Taipamine võib tekkida mõtlemise käigus, aga see ei ole üks ja seesama. Taipamine kuulub teadlikkuse juurde, ehk teadlikkus on siis see faktor, millel taiplikkus põhineb. Me oleme teiega reaalses maailmas. Oleks vaja ju taibata, mida me siin teeme, kuidas me teeme, millised on meie suhted, kuidas me läheme edasi. On vaja taibata, kas minevikus olnud asju saab kuidagi muuta täna või ei saa. Meil on tohutult palju küsimusi ja väga vähe vastuseid. Kuidas saada realistiks? Kuidas saada taiplikuks inimeseks? Selleks on vaja kasutada teadlikult teadlikkust.